Tere tulemast, Urmas Sõõrumaa. Head teha on hea, aga kust saab alguse hea tegevus ja mis peab inimeses juhtuma või mis klõkk see peab käima, et see nii juhtuks? Noh, eks nii nagu kõik algused meil alguse saavad, on ikka meie enda seest. Et eks see väike koht peab enda sees olema hea tegevuseks ja siis on vaja ainult väliseid märguandeid ja nii ta toimibki. Hea tegevusel on päris palju kriitikuid ka. Nad väidavad, et see on nagu mingisuguse tehtud projekti, aga pooleli jäänud projekti takkajärgi toetamine. Hea tegevus. Miks peaks toetama mingisugust maja või loomaaeda või lasteaeda? Kas ei peaks juba kohe alguses see asi niisama valmis olema? Miks peab tulema Urmas Sõõrumaa juurde ja küsima tema käest raha, et ole hea, aita meil mingisugune asi lõpuni viia? Vaadake, ühiskond on üks suur terviklik kooslus ja selles on ikka nii, et osad inimesed ja olendid on vähe kuidagi edukamad loodud ja osad ei saa üldse omadega hakkama ja ühiskond areneb ikkagi keskmist liini pidi, et ühiskonna keskmine areneb. Ja tihtipeale on ikka nii, et mõned asjad lihtsalt jõuad sa seda ühiskonna keskmist järgi oodata, et siis sa teed eraalgatuskorras mõne projekti ära ja enne imet üks hetk on ühiskonna keskmine ka järgi. See müüt, et Urmas Sõõrumaa toetab eelkõige ja ainult sporti ei pea paika? No mitte üldsegi, et on eelkõige suunatud siis väikestele lastele, suurtele peredele, puuduskannatavatele lastele ja ka siis ütleme südamesse minevatele loomadele ja mis see tiiger on kunagi oli üks väike kiisu ja nüüd on suur kiisu. Jah, te olete võimsalt oma seljad kokku pannud kõik need nimed, keda Artur tänaseni üles luges. Kas nii on kergem või, kui seljad vastamisi on? No kindlasti me teame ju, kuidas Eesti vabaks sai ja mis roll oli Balti ketil ja nii edasi, et ikka koos tehtud asjad, ütleme 2 inimest, seal ei ole 1+1, kui nad koos teevad, see on märksa rohkem. Ja kui siin loeti 11 nime või olgu neid kas või paarkümmend, siis see kindlasti ei ole paarkümmend, vaid see on kordades rohkem oma energeetilises olemuses. Kas sa tunned ennast tugevamana, kui sa kellelgi käest kinni võtad? Kindlasti. Ja ma arvan, me kõik tunneme. Proovige järgi. Kumb tugevam inimene on? Naine või mees? Ematiiger või isatiiger? No ma arvan, sa tead ju seda vastust ju peaaegu ette ära, et loodus on ju nii sättinud, et eks võim on ikka naiste käes lõpuks, et mehed ju ütleme, saavad siin oma rolli täita, kui naised neid hästi peegeldavad. Sellega ma olen tõesti nõus. Ja sina? Mina ka, sest ema lõvi, ema tiiger. Siis on juba 3 meest, kes arvavad, et naine on peamisem. Niisiis sa tegeled heategevusega ja mitte niivõrd sportliku heategevusega. Kui palju see sind vaesustanud või rikastanud on? Rikastanud ehk emotsioonide tõttu, aga vaesustanud ju materiaalselt. Kas sa pead siin mingisugust silda? Kuna seda küsimust üsna tihti küsitakse, siis ma julgen ikkagi öelda siin, et seda raha, mida mina olen paigutanud teiste inimeste rõõmuks ja hüvanguks, mis mulle enam tagasi tule, on ikka üsna mitukümmend miljonit eurot. Aga mis see on, et sellest täpsemalt aru saada, see on loomulikult on mitmed spordiorganisatsioonid, mis siin päris palju niimoodi aastas raha nõuavad, aga ka ütleme spordirajatised on ka ju väga kallid asjad ja ega need ju reeglina tulu ei too, kui suudad nad nullis hoida, see on väga hästi, aga ma arvan, Eestis on mõned spordirajatised, mis suudavad nullis holda, ülejäänud vajavad iga-aastast peale maksmist. Sa teed seda suuresti inkognito? Ei, ma küllaltki palju jah, aga ma olen ka selles mõttes spetsiaalselt edev inimene, et kui sa sellest teemast räägid, siis äkki see panebki nii mõnegi kaasa mõtlema ja tegutsema, et ega sama see tiigri projekt, et kui keegi, mitte mina, on võtnud selle vedada ja räägib sellest, täna nagu siin saateski, siis tulebki palju inimesi, võtab kätest kokku ja siis tuleb sünergia ja nii need asjad lahenevad. Et kui neist ei räägi, siis see on ka üks tee muidugi head teha. On tuldud ütlema pärast aitäh, Urmas? Või peetakse seda ise tõesti tavaliseks? Ühel on raha, teisel ei ole, las see, kellel on, annab sellele, kes ei ole. Nii päris
lihtsalt need seda asjad ei pea käivad. alati ütlemegi, sa tunned seda lihtsalt, et igal juhul see tuleb tagasi ja noh, räägime siin karmast või millest tahes, et tihtipeale mõtled isegi, et hoiad ennast tagasi, et ma ei tee seda just selle nimel, et keegi mulle tuleks aitäh ütlema, aga ta tuleb niikuinii. Urmas, eile hakkas kevad. Tähendab see sulle ka midagi? Mulle tähendab see päris palju, et nõndanimetatud valgus sai pimeduse üle võidu ja siis tuleb kõiki valgusele suunatud tegevusi teha. Eelkõige olla positiivne ja külvata seda, mida sa tahad, et siis lähem aasta ja lähem pool aasta siis sulle endale toob. Rõõmu, õnne, korrastatud tegevust ja nii edasi. Meil jääb üle ainult öelda hästi, Urmas. jah, hästi, olgem positiivsed ja küll kalender teeb ülejäänud töö ära. Ja maailm läheb valgemaks. Just. Aitäh. Kõik hea.